No nii, tšaus-vlog. Kätte on siis jõudnud päev, kus on 15 minutit möödas sellest ajast, kui ma lõpetasin eelmise video filmimise, ehk siis jälle laupäev. Aga me hakkame tüdrukutega metsa minema. Ja nende vlogidega on alati nii, et ma ei oska praegu üldse öelda, mis seal saama hakkab või mis me tegema hakkame. Kas me teeme midagi lõbusat või me lihtsalt puhkame. Aga tegelikult on see lihtsalt puhkamine ainus, mida ma sellelt seekordselt minipuhkuselt vajan. Ma tean, et igal ühel on seal omad mingid asjad. Me juba teame, mida me tahame arutada ja rääkida konsiiliumi ees. Aga üldiselt jah, ma väga ootan. Ma mõtlen, et kuskil poole tunni pärast nüüd Mari-Liis tuleb võtta peale mind. Kuna meil on nagu natuke kujunenud niimoodi, et mina teen hommikusöögi, siis ma pakkisin kaasa kõik muna ja peekoni ja siuksed asjad. Värsket kraami natuke. Mul oli tegelikult just väga traagiline asi juhtus. Mul on see heegeldamise see suur aastaprojekt pooleli ja ma pakkisin asju kaasa ja mul kõik asjad on ühes kohas välja arvatud see heegelnäel ja see on mu ainuke 4,5 suurus heegelnäel. Aga nüüd helistab mul poja vahele. Nii jah, et ma ei mäleta, mis ma ütlesin, aga igal juhul hommikusöögi asjad pakkisin ära. Ma ei tea, mis selle heegeldamisega saab, sellepärast, et ma ei saa ju teise suurusega nõelaga edasi heegeldada ja ma ostsin selle minu meelest sellest poest, mis kinni pandi Port 2-s. Nööp ja nael või nööp ja midagi. Muidugi ma käin nii tavaliselt Abakanis, lihtsalt seal ei ole mu neid lemmikuid heegelnõelu. Aga kuna ma olen väga nagu tundlik sensoorselt ja nii edasi, siis mul on minu jaoks väga suur asi, kui ma pean hakkama teist heegelnõel nagu teistsuguse kujuga on ja käest teistmoodi ja ma pean hakkama heegeldama, siis see nagu lööb mu rivist välja natuke, aga see on nii tore on ja inimestel on nii suured probleemid. Aga ühesõnaga täna ma ei jõua seda heegelnõel ostma. Mina ei tea üldse, Pärnus ongi ju minust ma ei tea, ma kindel ei ole, aga ma suht kindel, et Abakan on põhimõtteliselt ainukene pood nüüd, kus saab nagu lõnga ja nõelu ja asju. No muidugi realiseerimiskeskuses on ka mingeid asju, aga nad ei ole seal soodsamad ja seal ei olnud nagu midagi head ka, kui ma ükskord vaatasin. Ühesõnaga ma ei tea nüüd, sest ma oleks väga tahtnud seda projekti edasi heegeldada, aga viskasin praegu lihtsalt mingit teise pooliku projekti kotti. Kohutav traagika. Nüüd ma näengi, et siin on juukseharja ma võtan ka kaasa ilmselgelt ja siis kõigepealt lähme poodi ja siis hakkame minema ja ma mõtlengi, et mis ma teen praegu siin nüüd. Kas ma joon veel ühe kohvi, mul kerge peakalu. Kas ma joon kerge ühe kohvi veel või võtan hoopiski naudin ühe mõnusa siidri. Me käisime Kerli Ahtoga Lätist, võime kuiva pirnisiidrit. See ei ole nii hea kui kuiv õuna oma, aga ka normaalne. Et võib-olla ma teen ühe mõnusa jääga siidri sissejuhatuseks sellele minipuhkusele ja vaatan praegu, kas peaks mingi raamatu kaasa võtma, aga see ei ole küll realistlik selles mõttes, et ma näen neid tüdrukuid nii liiga vähe ja ma ei hakka kindlasti raamatut lugema. Kui ma nendega seal koos veedan, ma tahan sellest võtta viimast, absoluutselt viimast. Ma ei jõua ära oodata. See on nii tore, et see aeg on jälle käes. Järgmine kord ilmselt teeme samasuguse asja siis, kui see Mari-Liisil on aprillis sünnipäev. Et siis ülejäänutega võtame talle nagu kingituseks selle koha ja söögid ja joogid ja teeme endale oma peo. Võt, aga okei. Vaatame siis, mis siin saama hakkab. Teeme nägu, nagu see oleks esimene siider.
esimene peatus tehtud. Selverist nipet-näpet, nagu me kokku leppisime. Nipet-näpet asju. Ja nüüd me lähme Circle K-s, nagu eestlasetele kohane. Kirjutad Circle K, hääldad Statoil. Ja siis nüüd seal lähme teeme väikse peatuse. Kohale jõudma. Tuleb välja, et me sõitsime üles silla. Need piirded olid nagu vaiksad. No mulle me ikka ei saa minna, kui me sinna, kus me sinna Joosepisse või kuskile kinni metsa all jäime. Ja sõitsime jõkke peaaegu. Kumb on kase, kumb on männi? No loodan. Kase. Telekas. Kuule, me siia saame äkki Netflixi striimida ja vaadata, ma ei tea. Issand, siin on jälle üks trepp. Ma ei armastanud treppe. Ja, mina kohutavalt armastan trepp, ma kukun raudselt alla siin. Nii, ma teen roomtuuri. Sellepärast, et nad ei lase mind vetsu, nad lihtsalt kogunesid kõik siia WC-sse. Ilmselt neil oleks lihtsalt nagu hea meel, kui ma õnnetus juhtub. Aga siin on üks magamistuba. Nii. Mega. Siia me tuleme tagasi veel. Siia ma suvel tulla. Ja siis läheb trepist üles, eks. 3 voodit. No eelmine oli juba, meil on iga kord sahkri. Vaata, Egle on need võimed neid valida. Aga mega hea hind oli. 2, oota, Egle räägi, mis see siis maksis ja kuidas see, mis see nimi oli siin ja? Puhketalu. Puhketalu, jah. 245 oli siis öö. Aga tünn tuli juurde võtta, enne? Ja tünn oli 50 € oli juurde, jah. Et no, see pole nagu... No 5 peale see ei ole midagi. Tünn? Ja kõik jutud. Ja ongi, et tegelikult, ma ei tea, kuidas... Huvitav, kuidas neil on muidu see, et palju tohib olla, aga tegelikult saaks ju diivani peal ka veel üks inimene magada. Oota, aga diivani peal võiks ka üks inimene tegelikult ju veel magada. Isegi rohkem. 7 inimest. Egle ja Bret üritavad ju tünni ronida. Oskar Lutsu kevade, kas see JBL on sinu oma või sinu kohalik? See oli sinu tüüna. Töömesilased. Tüün 2000 täis, ütleme niimoodi. Minul on See liinitöö mulle meeldib. Me peame prügi ka kuskil koguma. Taarat saab panna ja asju, las igaks juhuks olla. Maria, ulatad sinna ülemisele riiulile? Ma võin jooksi võtta. Issand, kui ilusti on laotud. I love it. Tegelikult ei ole ka.
vaata, need oranžid on, võiks seal päteri kõrval olla. Tead, noh, teeme väikest kammat. Sinine, kollane, oranž on puudu, aga must. Jaa. Sa võid selle ümber teha. Teen. Me saame seda nagu. Aga Nii. me peame võtma siit ka kõik asjad välja. kas toidud serveerid kohe? Paneme selle taara kuskil. Ma tegin juba, see ongi. Näed, siin on Marilisi see pott. Nii hommikusöögi, et tuleb ka panna ju sinna. Pikad pole vedavad mingid longera pudelid. Kade meil või? Ma võtsin need kaasa, Adrian tõi mulle. Nii. Snäkid ma jätan välja enne. Jaa. Hommikusöögi asja. 90. Sidu. Kaasa kindel. Sidu. Ma meeldiks 2000. Ilus. Täiega lahe. Ajas ainult paremaks. Piikun. Saia võtsin võtta. Me võtsime stritslit. Juustusingi stritslit. Luustik. Helena, mis tegema hakkad sellega? Mis sa teed sellega? Pole ammu pesemas. Teeme selle naudi ka ära. Teeme. Kotti panen kõik. Ma ei tohi keerata. Ei, mitte leegitas. Kus on? Kus need otsime või? Issand, ma juba tahaks. Stritsel. Või paneme siia üles. See on hea. Vorst. Koori. Ma oleks pakkunud ummus, vaata hea vorsti sisse pista. Minu lemmar. Perfect. Siin on isegi see sooja. Siin on kõigile isegi silmaklapid. Päriselt. Ma võtsin enda. Kas meie toos? Siis see mida suumänge mängida. Kas seda tipipulbrit veeti ka siis või? Võetakse, kas ka tipipulbrit? Ei, Helena tipipulbrit ei võtnud või? Hapukoor on siin? Siis see hapukoor. Mul on rohelist sibulat ja saame rohelist sibulat hapukoorega. Jaa, absoluutselt. Või siis seda kehakoori, et... Aga mina olen siin ainult. Neid longerpurke tuleb välja. Mari, Igast kolli. see on ainult positiivne. Marilis, kuule, kas sa saad tuua Womenile sealt selle, oota, seal, selle longera, seal. Jah. Kas see on tühi? Nii, kas on kõik, Mariake? Ära istu, sest see on jumala katki.
endale tuulekas. ole nüüd ihupesu. Egle ei taha, et ma öösel karjuma hakkan. Issand, see lõhnab nii hästi. Nii, me oleme valmis minema Ma ei saa! Ei, mul tuleb copyright peale. Ei, aga sa paned kinni muusika. Meil on vaja, ma ei tule muidu sellesse rolli sisse. Egle küll tuleb. Egle tuleb alati. Ei, ma ei saa. Sa oled nagu lihtsalt. Ma olen ka valmis. Aga minu oma ei vilgu, selles mõttes see on nagu suht nõme. Ja pole mingit ei, keskelugu. Saad olete nagu ühed tihedad, et kõrvuti vilguta seal. Ülevalt vaade alla. See kaader võtta üks. Mulle tegelikult see kõige rohkem see, et sealt saunast sinna seespoolt on veel tuleb. Meil on siin tööloom ja muud loomad. Isud ja kutsud. Võtke see pett ja suruge sinna. Me üritame grupipilti saada mälestuseks. Ei ausalt, võtta see pett ja sa saad selle pulga ja selle vahele ka suruda äkki. Aga kuna nad ei... Seda saab manipuleerida, vaata see peti seda. Ütlesid, et pole vaja mu statiivi, vaid nad saavad hakkama muud moodi. Egle oli eriti kurva näoga. Egle oli siukse näoga, nagu mina ennast tunnen, et me siit ära peame minema hakkama. Nii, aeg jälle ära minna. Ühesõnaga, ülilahe koht. Ja mõtlesime, et me tuleme võib-olla siia tagasi. Siis kui on ilusam ilm, sest see on nii lähedal Pärnule, 10-15 minutit sõita ja noh, mega ilus ja see koht ja see kõik, et noh, eelmise kohaga võrreldes on ju, et kelle jaoks on pluss, kelle jaoks miinus, et hommikul kalamehi ei olnud maja ees on ju, aga hetkel tundub, et see oli pluss pigem ja kindlasti võib soovitada.